No, okei. Et oleme siis praegu jõudnud Stenbocki majja ja erinevalt eelmisest korrast, kus meid kutsuti lahkelt sisse. Tere! Oleme praegu ukse taga ja ootame pressiesindajat. Et siis mõne pärast raporteerime, mis edasi saab. Ühel oleme ka põnev. Tervist! Et ma saan aru, et teil on suur huvi pressikonverentsi tulla. Ja. Seoses teie eelmise korraga käitumisega, et me jätame endale õiguse, et teie pressikonverentsi osalemine ei ole täna teretulnud. Aga mismoodi me siis käitusime või mis me valesti tegime? Teil on õigus jälgida pressikonverentsil toimuvat interneti vahendusel, nii nagu kõikidel huvilistel ja pärast saate ka stenogrammi selle kohta, nii et kõik informatsioon on teil avalik. Aga mida me valesti tegime eelmisel korral? Ma arvan, et te teate ise väga hästi. Ei tea. Teie olete pressiesindaja, teie olete, palun kommenteerige. Ma ei saa seda kommenteerima, teie käitumine, ma arvan, et on teile endale väga hästi teada. Aga konkreetselt... Me esitasime küsimusi, nagu ajakirjanikud esitavad küsimusi. Ja meile ei öeldud enne pressikonverentsi, et me küsimusi esitada ei tohi. No seda pole ka kuskil öeldud. Kus mitte üheski reeglistikus ei ole öeldud, et pressikonverentsil ei või esitada küsimusi. Pressikonverentsid selleks ongi, et küsimusi esitada. Kõikidel pressikonverentsi korraldajatel on ka õigus teha valikuid, kellel on õigus pressikonverentsi küsimusi esitada. Meil on kõikidel meediaväljaannetel Eestil võimalus esitada pressikonverentsile küsimusi. Aga kas te võiksite öelda, kus on see määrustik, millega me saaksime tutvuda, kus on kirjas, et kes võivad küsimusi esitada pressikonverentsidele? See on kõikidel endal osutustel sisekorra eeskirjades või enda põhimõtted. Aga kus on see kuskil kirjas? Kas sellega oleks võimalik tutvuda kuskil? Täpselt nii nagu kõikides riikides. On õigus teha valikuid, keda pressikonverentsile edastatakse, siis nii on see ka neil. Et see on lihtsalt siis selline diskretsiooniõigus ja suva? Ei no, aga see on absurd, sellepärast, et ma olen käinud ajakirjanikuna jumal hoidku saadel pressikonverentsidel ja mitte kuskil ei ole olnud mingisuguseid probleeme sellega. Esitada oma pressikaart. No, mul ei ole konkreetselt pressikaarti, aga ega siis paber ei ole tähtsam kui inimene ju. Palun näidake mulle oma pressikaarti, mind väga huvitab, mis tõestab seda, et olete ajakirjanikud, esindate mõnda väljaannet. No ma esindan oma pressikaardi. Jah. Ja seda, ma esindan oma pressikaardi. Jah, esita. Pressikaart. Pressikaart. Ütleme siis. Palun, see on minu pressikaart. See ei kvalifitseeru meie järgi teil pressikaartiks. Aga miks see ei kvalifitseeru? Mis tal siis viga on? Ei, aitäh teile, et aga teil on võimalus jälgida pressikonverentsi internetist. Aga üks küsimus veel, et kui nüüd me tuleksime mõne sellise väljaande esindajatena, siis ma saan aru, meil on õigus esineda, osa võtta pressikonverentsist. Aga kas te läbi ei ole niimoodi tagasi saata inimesi või siis ajakirjanikke, kes tahavad küsimusi esitada? Kvalifitseeru meie jaoks väljaandena, kes käituks korralikult valitsuse pressikonverentsil. Kes ei küsiks küsimusi või küsiks ainult neid küsimusi, mida on õigus küsida? Kõikidel ajakirjanikel, kes tulevad meie pressikonverentsile, ei anta neile mingit nimekirja, mis küsimusi nad võivad esitada. Kõik ajakirjanikud, Eestis on vaba ajakirjandus. Kõik võivad küsida. No aga kus see vaba ajakirjandus siis on, kui ei lasta ajakirjanike pressikonverentsile? Ei ole ju vaba ajakirjandus. Ma ei ole näinud teile pressikaarti. See oli, ma näitasin teile pressikaarti. Te tulete, esitate mulle pressikaarti. Aga mis see siis oli? See oli ju pressikaart. Kõik ei saate ilma sulle. Aga seda reeglistikku siis kirjalikul moel ei ole, ma saan aru? Kõikidel pressikonverentsi korraldajatel on õigus teha valikuid. Ja see on diskretsioon. Suur tänu, aitäh. Siis minema. Nägemist. Nägemist. Mis filmime neid autosid või? Filmime neid autosid siin või? Neid autosid võib ikka filmida. Nii, aga küsime ajakirjanikke, mis nemad arvavad, mis see tulevad, kuule. Nii, küsime ajakirjanikke. Ei ole küsitlust ajakirjanikke, me saame siin väljas ja saame passida. Ma ei tea, kas ma võin seda. Ei, aga...
Need on nende valitsuse autojuhid. see on ajakirjanikest vist. Lihtsalt neid autosid nagu filmida. On päris uhked autod siin kõik. Diskretsiooniõigus. See oli päris hea. Diskretsiooniõigus. Reeglistik kusjuures selgus, et ei olegi. Oota, ma teen väikse stand-upi ka sinuga siis. No nüüd on siis nüüd väike entusiastlik ajakirjanik Kirja. Lähme sinna rohkem päikse poole. Kus on natuke rohkem valgust. Et nüüd siis entusiastlik ajakirjanik Kirja on nüüd siis täna jälle taas Toompeal valitsuse Stenbocki maja juures ja tahtis minna pressikonverentsile. Ma tahtsin tegelikult esitada küsimust, et kas härra Ansipil ei ole häbi siis pidutseda Vanemuises sellel ajal, kui inimesed nälgivad. Ja selle küsimusega, see oli nüüd täna siis minu selline väike, ent väga tähtis küsimus. Aga selgus siis väga tore viisakas turvamees oli muide, et üldsegi mitte ebasõbralik ja palus meid oodata. Ja siis kohale saabus siis üks valitsuse pressiesindaja, kes huvitaval kombel, ma ei tea, kas nad on sellele mustlasneinule andnud kinga või milles on küsimus, et aga selles mõttes Liina Lepikut ei tulnudki välja, vaid hoopis üks seire pressiesindaja oli, kes ütles siis meile, et me ei saa kes ennast ei tutvustanud ka? Tutvustanud ennast, jaa, selles mõttes ja kes ütles, et me ei saa osaleda. Sellepärast, et vabariigi kõikidel, kuidas kes nägi kuidagi hästi loppis välja. Natuke loppis oli välja, nagu oleks magamata ja terve öö mõtelnud, et mida meile öelda. Ja ühesõnaga tema siis ütles niimoodi, et see on vabariigi valitsuse mingisugune suva, et nemad võivad otsustada, et keda siis lasta pressikonverentsile või mitte. Ja muidugi põhipõhjus oli meie käitumine eelmisel konverentsil, kus me julgesime esitada küsimuse. No. See oli täiesti nagu käitumine oli mitte aktsepteeritav. Ühesõnaga sisuliselt julgesime nagu pressikonverentsidel, mis ongi mõeldud küsimuste esitamiseks, julgesime esitada küsimuse. Ma arvan siiski, et me ei esitanud ikkagi sellist korrektset küsimust. See oli nüüd põhjus. Et me peame ei esitanud sellist küsimust, mida tohib esitada. Jah. Ühesõnaga ei esitanud neid õigeid küsimusi. Aga meile polnud ka keegi neid õigeid küsimusi edastanud. Või kuskil pole neid kirjas neid õigeid küsimusi. Et selles mõttes ei saanudki nagu aru, et mis need õiged küsimused siis on. Just nimelt, et tegelikult peaks ilmselt tegema järelpärimise, et millised oleksid need küsimused, mida tohib esitada. Ma arvan. Siin tulevad juba mõned ministri ära. Tervist! Tere! Aga ikka teeme intervjuu korraks. Ministritega või? Ei. Arvad või? Küsime või? Küsime. Tervist! Tervistus! Mida valitsus täna otsustas tööpuuduse vähendamiseks? Näiteks kinnitasime selle järgmise aasta projektid IT arengus, mis puudutab ka reaalselt töökohti IT-sektoris. Väga konkreetne asi. Ligi 300 miljonit. Nii et... Aga millal te näete, et see võiks hakata reaalseid tulemusi andma? Ma arvan kohe, et see ju on reaalselt avalikud investeeringud. See kohe lõpp töökoht. Kõik head. Aitäh. Küsime lubasid ka või? Arvad või? Küsime, mida tema arvab tööpuudusest. Ei ole vaja. Ma ei ole just vaja. Majandusminister on, ma arvan, piisavalt hea. Selles mõttes. Siin ka. Vabandust. Mida valitsus täna otsustas tööpuuduse vähendamiseks? Küsime Lukasest. Küsime Lukase käest ka.